tere, kallid sõbrad, tere tulemast minu kursusele teemal, kuidas aru saada, kas mees on hea mees. Tõenäoliselt ta ei ole. See oli mõjutaja Gabby Gonzalez, kes andis nõu meestest vaid mõned päevad enne oma arreteerimist vandenõus süüdistatuna. Oma lapse isa, poistebändi laulja Jack Avery mõrva kavandamises. Tema isa ja endine elukaaslane on samuti hädas. Aga mis saab väidetavast palgamõrvarist? Mul on uued üksikasjad ja põhjused, miks see juhtum on keerulisem, kui esmapilgul paistab. Mina olen Anja-Net Levi ja see on Law and Crime. Hakkame pihta. Teate ju seda vana ütlust. Lugu läheb üha keerulisemaks. Ja kui rääkida TikToker Gabby Gonzalezi, tema isa ja väidetava vandenõu kohta tappa Gabby, endine poissõber Jack Avery, siis on sellel lool uus pööre. Et asi lihtne hoida, hakkan kõiki nimetama eesnimepidi, sest nüüd on selle väidetava vandenõu tõttu veel üks inimene trellide taga. Gabby Gonzalez on sotsiaalmeedia mõjutaja. Ta on TikTokis väga populaarne. Okei, kõigepealt räägin Floridast, sest olen sündinud ja kasvanud Florida tüdruk ja ma kolisin ära 5 aastat tagasi. Aga Gabby'l on ka suur jälgijaskond Instagramis ning ta jagab seal palju, sealhulgas selles reelis, kus ta tegi majapidamistöid ovulatsiooni ajal. Vaba voolamine on aidanud mul oma kehaga paremini kontakti saada. Esiteks. Teiseks, menstruatsioonitooted on naeruväärselt kallid. Menstruatsioonitooted peaksid olema kergesti kättesaadavad kõigile, kes neid vajavad. Need ei ole seda ilmselgelt ja hinnad aina tõusevad. Ja lisaks sellele pannakse peaaegu igasse menstruatsioonitootesse kemikaale, isegi nendesse, mis on märgitud kui mahetooted. Ma olen jõudnud sellesse punkti, kus olen otsustanud selles mitte osaleda. Jah, kui Gabby on menstruatsioonis, siis ta eelistab täiesti loomulikku lähenemist. Ei mingeid naiste hügieenitooteid. See on vaid väike näide sellest, mida tema sotsiaalmeedias näha võib. Aga nüüd tagasi käsil oleva juhtumi juurde. Gabby on endise Why Don't We poistebändi laulja Jack Averyga ühine 7-aastane tütar. Aga see suhe ei lõppenud hästi, vähemalt kohtudokumentide järgi. Ja küsimus, kellel peaks olema väikese tüdruku hooldusõigus, on olnud suur vaidluspunkt alates 2020 aastast. Ja uurijad väidavad, et Gabby isa Francisco Javier Gonzalez oli selles vaidluses väga aktiivselt osalenud. Ta tegeleb palju kehavigastuste juhtumitega. Nüüd on Gabby, tema isa Francisco ja Gabby endine poissõber Kai Cordray süüdistatud selles, et nad olevat 2020-2021 ja 2022 aastal koos vandenõus palganud palgamõrvari Jack Avery tapmiseks, et Gabby saaks oma tütre täielikult endale. Francisco on vahetanud oma rätsepaülikonnad kollase vanglakostüümi vastu. Los Angelese maakonna prokurörid väidavad, et Francisco oli rahamees. Uurijate sõnul palkas Francisco eradetektiivi, kes jälitas Jack Averyt, et leida musta materjali, mida saaks kasutada tema vastu hooldusõiguse vaidluses. Ja kuula seda, prokuratuuri väitel on Gonzalese perekonnal grupivestlus, kus Francisco arutas Jack Averyst. Prokuratuuri detektiiv kirjutas seda vande all antud kirjalikus avalduses. Ühes 2021 aasta 22. märtsil vestluses kirjutas Francisco: helista Barsale, kunagi pole liiga vara. Uurijad pidasid seda oluliseks, sest hilisemad tõendid näitasid, et Gabriela Gonzalez ja Kai Cordray üritasid värvata Dustin Barkat, et Averyt ähvardada. Dustin Barka on MMA võitleja. Teda selles asjas süüdistatuna ei käsitleta. Ma tahan selles osas väga selge olla. Kuid uurijate sõnul muutus plaan hiljem Jacki kohta musta pesu otsimisest ja tema hirmutamisest millekski palju kurjemaks, mõrvaks. Uurijate sõnul saatis Francisco 2021 aasta aprillis $10,000 Gabby tollasele poissõbrale Kai Cordrayle, et ta saaks minna tumedasse veebi ja palgata palgamõrvari. Prokurööri sõnul maskeeriti see raha veebiarendusteenuste eest makstava tasuna. Prokuröör väidab, et Cordrail oli plaanis kasutada seda raha palgamõrvarile Bitcoini kaudu maksmiseks. Siis 2021 aasta juunis ütlevad uurijad, et Francisco saatis Kaile veel $4,000. 5. juunil 2021 saatis Cordrail Francisco Gonzalezele oma Site Whispereri äri kaudu $4,000 suuruse arve ja hiljem maksis Francisco selle summa ära. See kanne ilmus Francisco kohtukutsega välja nõutud pangadokumentides.
Cordell väitis hiljem, et ta tegelikult ei osutanud veebiarendusteenuseid ja uskus, et arve eesmärk oli varjata tegelikku põhjust. Kohtuandmetes väidetakse, et veel $4000 pidi minema palgamõrvari palkamiseks ja et Kai kasutas tumedas veebis varjunime Lizard King 69. Aga tead mis? See palgamõrvar polnudki tegelikult palgamõrvar. Ta oli G-mees, föderaalagent, politseinik, ehtne FBI agent, vähemalt Lada sõnul. Täpselt nii. Prokurör ütleb, et inimene, kellega Kai tumedas veebis rääkis ja kellega Francisco hiljem telefonis koodis suhtles, oli FBI salajane agent, kes esines palgamõrvarina. Uurijad ütlevad, et neil on salvestatud vestlused salajase FBI agendi ja Franciscoga aastast 2021. Ja hiljem, 2022 aasta oktoobris, ütlevad uurijad, et Kai ja Gabby arutasid salvestatud kõnedes plaani ning võimalust, et nad võivad vahele jääda. Oleme kaasvanemad. Mina hoolitsen arstivisiitide, hambaarstiaegade ja teraapiaseansside eest. Nüüd Jack Avery tapmist muidugi kunagi ei viidud täide. Gabby hakkas pärast 2-aastast pausi taas sotsiaalmeediasse postitama, kuid uurimine ei peatunud. Päevad enne oma arreteerimist tegi Gabby Instagramis meestest postituse. Järgmiseks. Mehed on sellised, nagu nad on. Nad ei muutu, sa saad selle, mis saad. Nii et millisena mees on, selliseks ta suure tõenäosusega ka jääb. Ma tean, see on tõesti hirmutav, sest naised arenevad alati, kohanevad, muutuvad, avastavad endas uusi külgi, toovad endast taas esile vanu külgi. Tõesti, nad muutuvad iga päev millekski täiesti uueks, samal ajal säilitades oma mina. Ja siis on sul mehed. Nad ei muutu, tüdruk. Nad ei muutu. Selle nädala alguses arreteeriti Gabby Gonzalez ja talle esitati süüdistus mõrvakatses, mõrva tellimises ja vandenõus. Tema isa Francisco ja tema endine kailim Kai Cordray said samuti süüdistuse. Uurijate sõnul ütles Gabby endine abikaasa Cody Claiborne neile, et Francisco väitis, et Jack Avery surm oleks odavam lahendus. Teine tunnistaja ütles uurijatele, et Gabby kordas korduvalt, et ta tahab Jacki surma ning arutati plaani kasutada Bitcoini palgamõrva eest tasumiseks. Uurijate sõnul ütles tunnistaja neile, et Gabby soovis, et Jacki surm näeks välja nagu autoõnnetus. Aga mis sai Jack Averyst? Ta oli vandenõus teadlik, föderaalagendid rääkisid talle sellest. Jack postitas Instagrami, et mõned päevad tagasi arreteeriti 3 inimest seoses väidetava vandenõuga mind tappa. Üks neist inimestest on minu tütre ema. Aastaid oleme mina ja mu pere pidanud taluma tugevat avalikku tähelepanu, valesüüdistusi ja väga valusaid rünnakuid meie iseloomu ja maine pihta. Selle aja jooksul otsustasin ma vaikida, austusest õigusprotsessi vastu ja mis kõige tähtsam, oma tütre pärast. Praegu keskendun sellele, et olla parim isa, kes ma olla saan. Olen tänulik, et mul on ainuhooldusõigus oma tütre üle, kes on turvaline, terve ja väga armastatud. Ootan väga, et saaksin jätkata tema jaoks rahuliku ja stabiilse elu ülesehitamist. Soovin avaldada siirast tänu oma perele, sõpradele, õiguskaitseorganitele ja Los Angelese maakonna prokuratuurile toetuse eest kogu selle protsessi vältel. Ja lõpuks kõigile, kes on mind toetanud ja hoidunud hinnangute andmisest, kuni tõde selgus, aitäh teile. Otsige alati tõde. Aga meil on veel palju arutada ja veel paljastusi tulemas. Vaatame seda asja veidi lähemalt. Ma tahan siia tuua Seth Zuckermani. Ta on kriminaalkaitsja, endine prokurör New Yorgist, Zuckerman Legal Groupist. Seth, aitäh, et tulid sellest rääkima. See juhtum on hullumeelne. See juhtum on pöörane. Siin on palju erinevaid mahlakaid süüdistusi, selle skandaalne olemus, tema kui mõjutaja ja tema kui poistebändi laulja. Jah, siin on tõesti palju mahlakaid süüdistusi. Palju mahlakaid süüdistusi, see on perekondlik asi. Aga tegelikult on üks minu suurimaid küsimusi siin see, et kui vaadata dokumente, siis kõik see ulatub tagasi aastatesse 2020 ja 2021 ning osalt ka aastasse 2022. Neid süüdistatakse selles, et nad läksid pime veebi ja palkasid palgamõrvari. Francisco isand rahastaja, vähemalt föderaalvõimude ja Los Angelese ringkonnaprokuratuuri sõnul. Tead, Gabby on ka sellesse segatud. Miks ometi võttis süüdistuste esitamine nii kaua aega?
Me oleme juba aastas 2026. Miks sa arvad, et kui föderaalvõimud tegid juba 2022 aastal elektroonikaseadmete läbiotsimismääruste alusel läbiotsimisi ja neil näib olevat kõik need korralikud tõendid pimeveebis ja salvestised olemas, siis mis on vahepeal toimunud? Esiteks aitäh kutsumast. Minu arusaamist mööda arvasid föderaalvõimud lihtsalt, et neil polnud piisavalt tõendeid, et Gabit ja tema isa arreteerida ning alustada nende vastu föderaalseid süüdistusi. Minu arusaamise järgi andsid föderaalvõimud pärast 2022 aasta uurimist oma tõendid mingil hetkel üle Los Angelese maakonna šerifi büroole. Ja siis nad hakkasidki tunnistajaid uuesti üle kuulama ning alustasid oma enda uurimist Los Angelese maakonnas, selle asemel, et teha sellest föderaalne juhtum. Nüüd ilmselgelt tundub ikkagi, et sellest hetkest alates 2022 aastast kuni 2026 aastani kulus väga palju aega. Aga minu arusaamist mööda arvasid föderaalvõimud lihtsalt, et neil ei olnud piisavalt tõendeid, et esitada talle ja tema isale süüdistus föderaalsel tasandil. Ja et nad andsid selle üle osariigi LA maakonna šerifi büroole, kes viis selle edasi LA maakonna prokuratuuri. 2022. Aastal oli Gabil abikaasa, uus abikaasa Cody Claiborne ja tead, nad tegid läbiotsimismääruste alusel läbiotsimisi. Föderaalametnikud tegid elektroonikaseadmete läbiotsimismääruste alusel läbiotsimisi kodus, mida ta Gabiga jagas. Ja tead, ta on mures, ta on ärevil. Ja ma mõtlen endamisi, et selles on mõned väited, mis on talle omistatud. Kaebust lugedes mõtlen endamisi, kas nad üritasid mõnda tunnistajat ümber veenda, et nad teeksid koostööd ja tugevdaksid seda, mis neil juba olemas oli. Nende tekstisõnumite, suhtluse pimeveebis, edasi-tagasi maksete, tead küll, väidetavale palgamõrvarina esinenud isikule tehtud maksete ja selliste asjade näol. Kas sa arvad, et see oli sellest suur osa? Kõik on võimalik. Ilmselgelt teeb Cody Claiborne koostööd. Vande alla antud avalduse kohaselt andis ta väga kahjustavaid ütlusi. Ta on väga oluline tunnistaja. Ta ütleb õiguskaitseorganitele, et tema ja tema isa olid kinniside ees tütre hooldusõiguse saamisest. Tema tütre hooldusõiguse saamisest ja et nad olid. Et ta oli sügavalt seotud, isa oli sügavalt seotud ja et Claiborne kirjeldas perekonda kui kinnisidega hooldusõiguse saamisest ja Jack Avery tütre elust kõrvaldamisest. Ja et isa oli öelnud midagi sellist, et oleks odavam, kui Avery oleks surnud. Need on olulised märkused. Nüüd loomulikult, kui kriminaalkaitsja on esimene asi, mis pähe tuleb, et need on ju ainult sõnad, mitte teodeks. Ja see ongi ju kaitseks. Teate ju, tulistes hooldusõiguse vaidlustes ütlevad inimesed kogu aeg, et ma soovin, et mu abikaasa oleks surnud või mul oleks parem, kui mu abikaasa oleks surnud või haiget saanud või midagi sellist. Või kui ma võtaksin lapsed temalt ära. Aga sellest ei piisa. Peab olema ka mingid konkreetseid tegusid nende ähvarduste elluviimiseks, et sellest saaks kriminaalne tegu. Nii et teate, mina kaitseadvokaadina rõhutaksin, et need on küll sõnad, aga milliseid tegusid saab siduda Gabiga? Milliseid tegusid saab siduda isaga? Milliseid tegusid saab siduda Kai Cordray'ga, eks? Sest vaja on konkreetseid tegusid, mitte ainult sõnu, nagu ma soovin, et ta oleks surnud või meil oleks parem, kui ta oleks surnud. Kas konkreetseks teoks oleks siin see väide, et Francisco Gonzalez saadab $10,000 sellele Kai Cordrayle, Gabi endisele poissõbrale, et mingisuguse võltsarve kaudu palgata palgamõrvar tumedast veebist. Ja siis saadetakse veel 4,000 lisaks ilmselt eksperdi, tõeliselt hea palgamõrvari jaoks, eks ju. Samal ajal öeldakse dokumentides, et see on FBI agent. Jah, absoluutselt. Kaebuses väidetakse, et vandenõu edendamiseks tehti 34 konkreetset tegu. Tegelikult on vaja ainult ühte, eks. Nii et kindlasti on tegemist maksega salapolitseinikule, samuti maksetega tema isalt Kai Cordrile ja Kai Cordri maksetega Kryptosse. Sellele väidetavale palgamõrvarile tehtud teod on kindlasti vandenõu toetuseks. Vandenõu edendamiseks. See viib meid lihtsalt avaldustest ja ähvardustest kaugemale otsestesse tegudesse, mis toetavad mõrvavandenõu elluviimist. Jack Avery tegi 2025 aastal alles eelmisel aastal ühes taskuhäälingus mõned kommentaarid. Ta ütles põhimõtteliselt, et jah, föderaalid tulid mu ukse taha ja ütlesid mulle, et keegi tahab mind tappa. Seda ei suuda ma isegi ette kujutada. Ja mis siis juhtub, kuidas sa arvad? Sa oled ju endine prokurör. Kui õiguskaitseorganid tulevad sinu kui endise prokuröri juurde, kui sa olid prokurör ja ütlevad, kuule, me arvame, et on inimesi, kes üritavad seda meest, Jack Averyt, tappa.
Ma mõtlen, kas te pakute kaitset või lihtsalt annate inimesele teada, et ta saaks ise midagi ette võtta enda kaitsmiseks. Kuidas seda tavaliselt lahendatakse? Seda saab lahendada mitmel erineval viisil ja see sõltub ähvarduste tõsidusest ning sellest, milliseid samme on astutud nende ähvarduste toetuseks, eks. Nii ütles Jack Avery seda 2025 aasta taskuhäälingus. Väidetavalt pöördusid õiguskaitseorganid tema poole 2021 või 2022 aasta paiku, kui see kõik toimus. Nii et ta oli sellest juba mitu aastat teadlik. Ja ta ütles, et hoidis madalat profiili. Ta ei lahkunud mitu kuud oma majast, viibis koos oma tütrega, sest ta kartis. Õiguskaitseorganid saavad vajadusel turvalisust tagada. Ta on ilmselgelt jõukas inimene, nii et ta oleks võinud tol ajal palgata ka omaenda turvamehed. Mulle ei ole selge, kas õiguskaitseorganid tegid midagi tema turvalisuse tagamiseks või nad lihtsalt jätkasid jälgimist, sest nad uurisid juhtumit, teadsid väidetavatest ähvardustest ja jälgisid Gonzaleseid, et näha, kas nad kavatsevad veel midagi ette võtta. On selge, et palgatud palgamõrvar oli tegelikult salajane õiguskaitseametnik. Nii et kui see oli ainus inimene, keda nad palkasid, siis ei oleks seda ohtu kunagi täide viidud, sest see salajane õiguskaitseametnik ei oleks seda kunagi teinud. Kahtlust pole. Mingil hetkel peavad Gabby ja isa Francisco ning Kai siiski aru saama. Eriti kui föderaalid kohale tulevad. Tead küll, nad ilmuvad välja ja ütlevad, andke oma seadmed siia, meil on läbiotsimismäärus. Nad peavad aru saama, et mäng on läbi. Nagu võime olla vahele jäänud, kui nad tõesti, tead küll, on selles süüdi, faktiliselt. No jaa, siis ma mõtlen, ta on lihtsalt aega veetnud, tundub nii. Ma mõtlen, ta oli 2 aastat TikTokist eemal, vähemalt ühe tema video järgi. Siis tuli ta tagasi ja on igal pool Instagramis. Teeb videoid, teeb seda ja teist ning räägib, kui hea ema ta on. Ja tead, nad kasvatavad koos last, aga tema teeb kõik ära. Ma mõtlen, ta ei ole sugugi tagasihoidlik olnud avalikkuse ees. Jah, ma mõtlen, vaata, föderaalsed uurimised võtavad aastaid. Enamik kliente, kes saavad teada, et nende elektroonilised seadmed on läbiotsimismääruse alusel läbi otsitud, hoiavad madalat profiili, kuni uurimine kestab. Aga sa ei tea kunagi, kas uurimine lihtsalt kaob ära, kas uurimine viib süüdistusteni. Siin räägime süüdistustest 4-5 aastat hiljem. Nii et ilmselgelt võttis ta mõneks ajaks aja maha. Ta teadis, et on uurimise all ja siis ei juhtunud midagi. Ta pidi ilmselgelt ikkagi sissetulekut teenima. Ta pidi selles olukorras ilmselgelt maksma oma kriminaalkaitsjate eest. Nii et ta hakkas oma eluga edasi minema, loomulikult juhtumist ja uurimisest rääkimata, ning püüdis sissetulekut teenida, et saaks edasi elada, teadmata, kas uurimine veel kestab. Ma olen kindel, et mingil hetkel olid tema advokaadid ühenduses õiguskaitseorganite uurijatega, et saada teada, kus uurimine parasjagu on ja mis etapis see on. Aga ilmselgelt otsustas ta, et peab oma eluga edasi minema ja jätkama oma tegevust TikTokis ja teistel sotsiaalmeediaplatvormidel. Isa Francisco on advokaat, tegeleb palju isikukahju juhtumitega Orlando laiemas piirkonnas, arvatavasti Seminole maakonnas. Tead, see on lihtsalt hullumeelne, sest ta on just sõna otseses mõttes advokaat. Nüüd on ta vanglas ja seisab nende süüdistustega silmitsi. Ma mõistan, et hooldusõiguse teemad lähevad vahel tuliseks. Hooldusõigus võib tõesti pingeliseks minna. Oleme seda näinud ka teistes juhtumites. Näiteks tuleb meelde Adelsoni juhtum Floridast, Pikey maakonna mõrvad Ohios. Ma arvan, et väidetakse, et need emotsioonid lihtsalt keesid üle ja said mõistusest võitu. Jah, hooldusõiguse vaidluste ajal muutub kõik nii emotsionaalseks ja pingeliseks, et inimesed teevad asju, mida nad tavaliselt ei teeks. On selge, et ta armastab oma tütart ja oli valmis tegema kõike, et aidata teda hooldusõiguse vaidluses Jack Averyga. Süüdistuste kohaselt võis ta rahastada Kai Gordrit selle palgamõrvari otsimisel. See on see, mida inimesed teevad oma lähedaste heaks, kui nad on hooldusõiguse vaidluses. Nii et ilmselgelt ei takista see, et ta on advokaat teda tegemast asju, mida iga teine inimene teeks, kui hooldusõiguse vaidlus muutub nii intensiivseks ja emotsionaalseks, et inimesed teevad irratsionaalseid asju. Jack Avery on nüüd lõpuks selle kohta sõna võtnud. Ta pole tegelikult eriti midagi öelnud. Nüüd on Instagramis postitus, kus ta räägib sellest, kuidas tema ja tema perekond on olnud avaliku tähelepanu, vale süüdistuste ning meie iseloomu ja maine sügavalt valusate rünnakute all. Selle aja jooksul otsustasin ma jääda vaikseks austusest õigusmenetluse vastu.
ja mis kõige tähtsam, oma tütre pärast, kelle ainuhooldusõigus on nüüd temal. Pärast arreteerimist ja kõike seda ta läks ja sai oma tütre ainuhooldusõiguse. Nii et see on mees, kes on tema sõnul sellega aastaid elanud. Ja tundub, et ta ütleb, et Gabi ja tema perekond on teda kõvasti mustanud. Ja see ei olnud tõsi. Noh, ma olen kindel, et hooldusõiguse vaidluse ajal öeldi asju, mis, nagu sa tead, ei ole alati tõesed, eks. Asjad lähevad tuliseks. Inimesed esitavad süüdistusi, nad püüavad inimesi lõksu meelitada. Tead, see vandekiri räägib asjadest, mida tema isa üritas teha juba enne palgamõrvari palkamist ja hooldusõiguse saamist. Esitada süüdistusi Jack Avery vastu. Nii et jah, ma mõtlen, tundub, et ta on pidanud taluma palju valesüüdistusi ja rasket aega. Ja siis loomulikult, kui ta sai teada, et FBI uuris seda juba aastaid tagasi, tead ei olnud tal suurt midagi teha peale selle, et elada oma elu ja püüda kaitsta ennast ja oma tütart. Nii et on mõistetav, et pärast arreteerimist ta taotles täielikku hooldusõigust ja loomulikult ta sellega sai. Ja nüüd ta lihtsalt püüab kaitsta ennast ja oma tütart, sest see juhtum kestab edasi ja sellele pööratakse palju meedia tähelepanu. Kui see juhtum jõuab kohtusse, peab ta tunnistusi andma ja see mõjutab nii teda kui ka tema tütart edaspidi. Jah, ja ma arvan, et see kestab aastaid. See ei saa kiiresti läbi, sest elektrooniliste andmete läbivaatamine võtab väga kaua aega. Tead, üks asi, mis kohtus välja tuli, oli see, et prokurörid ütlesid, et Gabi tahtis tõestust, et Jack on surnud. Ta tahtis tema väikest sõrme. See on nagu maffia värk. See on nagu midagi, mida näeksid filmis või midagi sellist. Kas see ei tundu natuke hullumeelne, Seth? Tõesti tundub. Kui ma lugesin seda väikese sõrme süüdistust, siis ma arvasin, et tal võib siin isegi päris hea kaitse olla. Selles mõttes, et tema isa oli asjasse segatud, Kai oli asjasse segatud, kui palju ta ise teadis. Sest tead, ta võis küll öelda, et tahab seda pildilt eemaldada ja soovib täielikku hooldusõigust, aga siis tulevad juba teod. Ja kui ta ütleb, et tahab tõendit tema surma kohta, sealhulgas tema väikest sõrme, siis see kõlab küll nagu otse maffiafilmist. Ja see näitab ka, et ta saab aru, mis siin toimub, eks. Tal on raskem väita, et ta ei teadnud, millega ta isa ja Kai tegelesid, kui ta ise neile sõnumeid saadab ja ütleb, et tahab väikest sõrme kui tõendit surma kohta. Tead, ta on toimuvast teadlik ja see on veel üks ilmne tegu, mille eest esitatakse süüdistus vandenõu edendamise eest. Nad on muidugi süütud, kuni nende süü pole tõestatud. Hoiame sellel silma peal. Suur aitäh, Seth Zuckerman. Ma hindan seda. Aitäh, et mind kutsusite. Gabi Gonzalez maksis oma $2 miljoni suuruse kautsjoni koos kautsjoni vahendaja abiga. Ta peab kandma GPS jälgimisseadet ning võib reisida Hawaiile, kus ta elab, ja ka Floridasse. Ta ei tohi võtta ühendust Jack Avery ega nende tütrega ning peab neist hoiduma vähemalt 90 meetri kaugusele. Kai Cordray viidi 4 päeval Los Angelese maakonna vanglasse. Tema kautsjon määrati $20 miljonile. Jälgime selle juhtumi arenguid teie jaoks edasi. See oli kõik selleks CrimeFixi episoodiks. Mina olen Anja-Nett Leevi, suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel nädalal.